Tere päevast! November Eesti poliitikas on koalitsioonil kulunud kohalikel valimistel saadud haavade lakkumisele ja opositsioonipoliitikud on siis maksimeerinud oma valimistulemusi. Samas on uue aasta riigieelarve jõudmas lõpphääletusele ning tüli on parlamendis tekitanud nii Istanbuli konventsioonist rääkimine, töölepingu seaduse muutmine, segadused Sotsiaalministeeriumi valikutes ja muud asjad. Sellest kõigest nüüd täna räägimegi ja opositsioonitund alustab ja meiega on Riina Sikkut sotsidest. Tere! Tere. Riina Solman Isamaast, tere päevast. Tere. Helle-Moonika Helme EKRE-st, tere päevast. Tere kõik. Vello Provtsev Keskerakonnast. Tervist. Küsib Mirko Ojakivi. Alustame siis riigieelarvest ja jõuame siis teiste teemade juurde, sest midagi pole teha. Riigieelarve oma tähtsuselt on siis sügishooaja parlamendi eelnõudest üks kõige olulisem. Riina Sikkut, no teie olete tänastest saatekülalistest ainus, kes on ka rahanduskomisjoni liige ja ma alustan teist. Olete siis valmistamas ette lõpphääletust. Öelge, kas võrreldes selle valitsusest tulnud eelnõuga on see eelarve läinud Riigikogus ka paremaks või suurt midagi muutunud ei ole? No seni opositsiooni muudatusettepanekud on ikkagi maha hääletatud, kuigi peab ütlema, et neid oli arvuliselt vähe, nad olid sisulised ja igal ühel tõesti maailmavaatele vastavad ja seal oli ettepanekuid, mina saan rääkida sotsiaaldemokraatide poolt, mis me esitasime just seetõttu, et nad ei peaks olema kuidagi maailmavaateliselt vastuolulised, et nii nagu koalitsioonierakonnad räägivad, et vajaduspõhised toetused, et mis on veel vajaduspõhisem kui toimetulekutoetus ja arvestades hinnatõusu ja seda, et maksumuudatustest madalapalgalised ei võida, siis toimetuleku piiri tõstmine praeguselt 200-300 euroni oleks vajalik, oleks mõistlik, ei ole ühelegi erakonnale vastuvõetamatu ja ka rahandusminister on Riigikogu puldis tunnistanud, et tõepoolest, et see on seda tüüpi, ma ei tea, 5 inimesi toetada, mis ei ole temale ka vastuvõetamatu. No Riina Solman Isamaa esitas ka alternatiiveelarve, selgus, et seda tegelikult seadus ei lubagi teha, sest riigieelarve eelnõu saab Riigikogule esitada vaid valitsus ja fraktsioonid ja saadikud saavad teha vaid muudatusettepanekuid, aga see selleks ühtegi Isamaa ettepanekut ei arvestatud ja need ei jõudnud isegi suurde saali hääletusele, et miks siis valitsus ja valitsusparteid ei soovinud teid kuulda võtta ja ei asunud kasinuse teele, mida Isamaa soovitas? No jaa, et sellest, et me nüüd lähiaastatel oleme defitsiidis, meil pääsu pole järgmised 50 aastat, kui me vaatame ettepoole, et see niinimetatud maksuküüru kaotamine Reformierakonna poolt, mis toob kaasa meil üle $500 miljardilise eelarve augu, jääb siis kestma aastateks ja seal tõepoolest, nagu Riina Sikkut nimetas, võidavad sellest ainult jõukamad ja madalapalgalised jäävad ilma. Aga Reformierakond on ju öelnud, et nemad panustavad seda julgeolekule seda raha, meie vaatame jälle eelarvele otsa, me seda julgeoleku osa näeme seal ikka väga vähesena ja isegi puudulikuna, et kuhu see raha siis ikkagi läheb, et mis lubaduste täitmiseks seda siis plaanitakse ja võib-olla toon veel ühe märksõna juurde, et kui me mäletame, et seda koalitsiooni loodi, siis tänane Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles ju selgelt välja, et Reformierakond saab Eesti 200-ga teha kõike, mida Reformierakond tahab ja täna me seda näemegi, et meil tegelikult valitsemas on Reformierakonna ainuvõim. Aga miks valijad seda ei hinda, vaadates Eesti 200 reitingut? Aga nad ju on andnud hinnangu, et on ainult Reformierakond võimul ja Eesti 200 on lihtsalt töölertab taga ja teeb kõik, mida Reformierakond tahab, aga inimesed on tegelikult oma hinnangu andnud ka juba siis Reformierakonnale. Vadim Belobrovtsev, no mis siis 3. lugemise eel teie ootused ja lootused on? Selge on ju see, et mõned nädalad veel ja see eelarve võetakse vastu ja uuel aastal toimub siis korralik rahasadu, aga kas midagi saab veel muuta? Ma kardan, et kahjuks seda optimismi kohta väga ei ole, sellepärast, et me aastast aastasse praegu näeme, kuidas siis lihtsalt toimub teerullipoliitika parlamendis, kus koalitsioon sõidab opositsiooni mõtetest, ettepanekutest tuimalt üle. Me oleme näinud 2 aastat järjest, kuidas siis me oleme küsinud rahanduskomisjoni esimehe või esinaise käest suures saalis, et kas Keskerakonna muutusettepanekud, neid ei ole palju kusjuures, aga nad on hästi sisukad, et me ei hakanud tegelema mingisuguse obstruktsiooniga, näiteks venitamisega, vastupidi, väga konstruktiivsed, väga konkreetsed ettepanekud, väga vajalikud Eesti rahvale. Ja siis me küsisime, kas tõepoolest need ettepanekud on siis nii mõttetud, et siis hääletakse need tuimalt maha. Ja 2 aastat järjest ütleb siis rahanduskomisjoni esinaine Anneli Akkermann, et
vastupidi, Keskerakonna muutusettepanekud on väga õiged, mõistlikud, väga konstruktiivsed ja siis toimub absoluutselt üks ja sama asi, et lihtsalt hääletataksegi maha. Et siis asi ei ole vist selles nagu, et kas sa esitad häid või halbu muutusettepanekuid, asi on selles, et sa oled opositsioon ja see, mida pakub opositsioon, on automaatselt koalitsiooni silmis kurjast, nii et mina küll ei näe seda kohta, kus siis midagi võiks muutuda kahjuks. Helle-Moonika Helme, no sellest maksuküürust nii-öelda siis oli juttu ja sellega seoses on ka valitsusel üks suur lootus, et uuel aastal tõesti, et siis mediaanpalgast rohkem teeniv osa ühiskonnast saab rohkem raha kätte ja siis valitsuse kriitikud vaikivad, Reformierakonna reiting puhkeb õide ja Reformierakond võidab taas valimised. No see poliitikas kõlab ju nagu plaan. No see on nende plaan, aga see on väga reaalsusest irdunud plaan ja me oleme kuulnud siin ju väga pikka aega, kuidas ka seoses nende suurte maksutõusude ja uute maksude sisseseadmisega kogu aeg oli see jutt, et me peame seda tegema, sest riigil raha ei ole, aga nii, nagu sa just ütlesid natuke aega tagasi, et uuel aastal tuleb siis rahasadu. Ja tõepoolest see selline teatud vastuolu seal ongi, et ühest küljest iga Eesti elanik tunneb, et raha ei ole, mitte millekski varsti enam raha ei ole, aga teisest küljest on sektoreid, kus siis tõesti ongi see rahasadu, nagu sa ütlesid, näiteks Rail Baltic, eks ole, taastuvenergeetika arendamine, kliimaministeeriumi kaudu lähevad kaitsekulutusteks, eks ole, täpselt nii nagu Riina Solman ütles, et raha läheb palju, aga kaitset ju me selle eest ei saa, sellel on ka Riigikontroll oma tähelepanu juhtinud ja me tegimegi, ütleme siis Konservatiivne Rahvaerakond tegi ka siis peale esimest lugemist tegi siis ka oma muudatusettepanekud ja seal oligi just need küsimus ongi väga suurtes summades, mis lähevad väga ühele poole ära, mis tavalise inimese elu ei paranda, et võtame siis sealt, kus on ja paneme sinna, kus ei ole. Ehk siis vähendada, võtta Rail Balticult ära 174 miljonit, siis taastuvenergia rahastuse arvelt kokku hoida ja ka valitsuse reserv on, mis on tegelikult sihtotstarbeta, seda on 36 miljonit, peaaegu 37 miljonit, mis valitsus on lihtsalt parkinud enda kõhu alla. Et võtame sealt ja me saame tegelikult väga palju, väga olulisi asju ära teha. Ja loomulikult hääletati need maha ja nüüd me tegime siis riigieelarve teise lugemise järel tegime veel ühe ettepaneku ja see on isegi, ma ütleksin, et mul on kummaline, et seda ei arvestatud, sest et me kuuleme praegu ühiskonnas, kus kõik räägivad naistevastasest vägivallast ja see temaatika on jälle seoses Istanbuli konventsiooniga, seoses muude selliste asjadega on siin üles tõusnud ja meie tegime ettepaneku, et anda siis raha tõesti sinna, kuhu mina saan aru, et kõik justkui tahaksid jutu järgi, ehk et siis suunata päris suur summa, vabanev summa naiste varjupaikade riikliku toetuse suurendamiseks ja võtta see ära siis võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleit, mis tegeleb kõige muuga. Ja loomulikult ka seda ei arvestatud, sest ja mina näen sellega, sellest, et selline vastuolu ja käärid, ütleme selliste jutu ja tegevuse vahel on ikkagi väga suured. Ma saan aru, seekordne eelarvedebatt teil seal Toompeal on olnud suhteliselt rahulik. Kas keegi oskab selgitada, miks, et kas lihtsalt pole mõtet sinna ressurssi kulutada või Riina Sikkut, kuidas te aru saate? Nüüd, nii nagu siin muudatusettepanekute kirjeldused olid ju erinevad ja arusaadavalt eelarves 1000 read, mõnele meeldib üks, teisele teine. See, mille osas on olnud ka sotsiaaldemokraatide selline põhiosa kriitikast, on ikka see vastutustundetu samm, et valitsus on otsustanud võtta laenu, mida me kõik maksame tagasi, intresse maksame kõik, et jätta ära maksutõusud. Seda, et laenu arvelt maksutõusud ärajätmist ja püsikulusid, sellist otsust ei ole teadlikult ükski valitsus varem teinud, see on erakordselt vastutustundetu ja sotsiaaldemokraatide kriib kõige rohkem see ebaõigluse moment, et maksutõusud ärajätmisest võidavad eelkõige kõrgema palgateenijad, aga seda maksu tagasi, näiteks käibemaksu tõusu tõttu, maksavad ka need, kellel toimetulek on praegustes oludes löögi all, nii et maksumuudatused suurendavad
võrdsust ja see on olnud meie peamine kriitika. Seda, et naiste tugikeskuseid tuleks rohkem toetada, sellise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraadid nüüd 3. lugemisele minevale eelarvele tegid ja neid arutelusid võib edasi pidada, aga see vastutustundetu riigi rahanduse osas tehtud pööre, eriti Reformierakonna puhul, see on ikka midagi sellist, mis minu meelest on liiga vähe avalikku tähelepanu saanud, aga millest me oleme Riigikogus rääkinud rohkem kui üksikutest eelarveridadest. Riina Solman, kas põhiaur siis tegelikult opositsioonil kulus valimistele ja tegelikult see Riigikogus eelarvediskussioon selle võrra kannataski? Ma sain aru saatejuhi küsimusest juba enne, et ta siib sinna poole, et meil just lõppesid kohaliku omavalitsuse valimised ja kuna valimistulemuste väljakuulutamist lükati nii pikalt edasi, nädalaid ja nädalaid, see andis paljudele läbirääkijatele kohalikus omavalitsuses võimaluse siis põhjalikumalt läbirääkimisprotsessile, rõhuda paremat lepingut saada ja võib-olla siis tõesti saadikuid ei olnud nii palju Riigikogus näha, aga et ette heita, et meil Riigikogu saadikud või poliitikud üldse oleksid laisad, ei ole põhjust. Et ma arvan, et poliitikud pole pärast kohaliku omavalitsuste valimisi isegi puhanud mitte. Et laiskust meile siin laua taga kindlasti ette heita ei saa, aga tõsi on, et kui nüüd minu otsa vaadata, siis mina Tallinna piirkonna juhina veetsin suure osa oma ajast ka Tallinna linnakoalitsiooni läbirääkimistel ja on pidulikult teada anda, et koalitsioonileping on saanud oma jooned alla. Tutvustame nüüd seda oma juhatustele ja esmaspäeval tuleb siis ka pidulik allakirjutamine. Ma saan aru, homme kella 12 paiku tutvustate ka linnapea kandidaati. Me kohe tuleme muuseas selle teema juurde ka, aga te saate tegelikult selle nime ju eetris praegu välja öelda, sellepärast et miks me peame ootama veel järgmised 22 tundi? Tõsi on see, et meil on homme kella 12 kokku lepitud linnapea kandi tutvustav pressikonverents Tallinna volikogus. Aga ma ei saa seda ainult sellepärast välja öelda, et viisakas on, et koalitsioonipartner kohtub linnapea kandidaadiga, meie oma inimesed, Tallinna juhatus, kes on tema selja taga ja hakkavad lähimat nemad seda saadet ei kuula, et nendel ei ole sellest niikuinii mingit kasu, te võite kuulajatele selle nime välja öelda. Nad tegelikult loevad seda kohe pärast kõikidest uudistest riburada pidi ja see jõuab jälle neile telekast kätte. See on tegelikult solvav, sest ütleme, inimesed pingutasid valimisteks, tegid suure töö ära ja ootavad samamoodi, et see on elementaarne viisakus, et nad saavad täna meie linnapea kandidaadiga kokku. No elementaarne viisakus ka tallinlaste seisukohast on see, et tegelikult nad võiksid juba seda nime teada. Ütleme nii, et see on võiks olla talle mandaadi andnud ka. Kaua tehtud kaunikene on selle asja nimi, et jõulud on eel, tuleb jõulurahu linnavalitsus. Ma arvan, inimesed tuleb jõulurahu linnavalitsus. Jõulurahu toov linnavalitsus, ütleme siis niimoodi, et ma usun, selle kandidaadiga on inimesed rahul, et veel väikene viiv on vaja kannatust ja siis on selle inimese nimi teada ja ma kinnitan teile, et see on olnud ääretult vastutustundlik valik ja nagu Urmas Reinsalu alguses saadik on öelnud, ta on muuseas selle inimese profiilil teile kõigile avalikult välja joonistanud, aga inimesed ei oska kõike seda lugeda. Ta on öelnud, et tahab maksimeerida tulemit. Selle isikuga saab kindlasti tulem maksimeeritud, et kõik head asjad kaasuvad ja ta on öelnud, et ei ole poliitiline figuur, on inimene, kes tunneb riigi toimimist, on inimene, kes tunneb majanduselu, on tippjuht ja nagu me näeme, et siis kaoses linnavalitsusele, mis seal nelikliiduga lõpuks tekkis, me saame professionaalse linnajuhtimise. Ja see ei ole Urmas Reinsalu ega Riina Solman? Tunnistan, et kumbki meist seisik ei ole. No vot, aga targemaks me ei saanud, aga me tegelikult võtame selle eelarve teema kokku ja siis tuleme tegelikult selle kohalike valimiste tagajärgedeni ka, et aga eelarve puhul siis ma saan aru, see prognoos on ikka lihtne, et see võetakse vastu ja nüüd on küsimus Belobrovtsev selles, et kas pärast seda, mis uuel aastal juhtub, siis nagu Lauri Läänemets ähvardas, et tegelikult tehakse siis tee lahti astmelisele tulumaksule? Kui me vaatame praegu, nagu mis on Reformierakonna idee, siis see on vana kinnisidee, et siis tulumaksumäär on üks ja sama kõigile. See idee nagu müüs omal ajal 90ndate lõpus, võib-olla 2000ndate alguses, aga kui me vaatame praegu aastal 2025, kui palju on Euroopas riike, kus siis kehtib üks ja sama maksumäär absoluutselt kõigile elanikele, siis neid riike on hästi vähe. Need riigid on näiteks Bulgaaria,
Bulgaaria, need riigid on näiteks Ungari, me võime siin mainida, ma ei tea, Gruusiat ja Armeeniat, aga tegelikult suures enamuses Euroopa riikidest ikkagi kehtivad erinevad maksumäärad. Ja loomulikult maksuküür võib-olla ei olnud omal ajal nagu kõige parem lahendus, ei olnud ideaalne kindlasti, aga oli palju õiglasem kui see sama üks maksumäär kõigile. Nii et kui praegu siis põhimõtteliselt lõpetatakse ära, siis kindlasti saavad need inimesed, kelle sissetulekud on hästi suured, veel päris palju lisa, et peaaegu 150 eurot kuus. Ja siis need, kelle palgad on siis alla 1000 näiteks, ei saa suurt juurde midagi. Nii et see on kindlasti ebaõiglane ja meie arvame, et see on kõige suurem probleem. No ja lisaks tahaks mainida seda, et seesama Riina Sikkuti poolt nagu tõstetud teema, et me hakkame nagu võlgu elama, tõepoolest needsamad intressid, mida siis Eesti hakkab niimoodi maksma, aastaks 2029 moodustavad kuskil 500 miljardit eurot. Et see on raha, mis põhimõtteliselt me lihtsalt anname ära, nagu me ei tee selle rahaga mitte midagi. Ja loomulikult, nagu ütles siin näiteks TalTechi makroökonoomika professor Karsten Steer, et praegu Eesti plaanib ajaloolist defitsiiti, et sellist asja pole meil üldse kunagi olnud, et siis umbes 2 miljardit eurot on seesama defitsiit ehk 4,5% oodatavast SKP-st ja see hakkab siis väga konkreetselt siis meie elu mõjutama ka järgmistel aastatel, mitte ainult aastal 2026 ja see on loomulikult väga suur probleem, mis meid ees ootab. Helle-Moonika Helme, kuidas selle asja siis korda saab tehtud? Ja no aitäh, Vadim, et sa selle kõik nagu ilusti kiiresti kokku võtsid, kõik need probleemid. Et aga ma tuleksin tagasi just nimelt selle juurde, millega Mirko, sina oma küsimuse alustasid, et kas siis, et vanasti oli obstruktsioon ja et mis te siis seal nagu teete. Et mina näen ka väga selgelt, et Eesti avalikkus väga ootab Riigikogult, kõik on harjunud sellega, et kui on mingisugused sellised nagu ületamatud vastuolud, kui on olemas, kui tegelikult suurele osa ühiskonnast ei meeldi see, mis riigis toimub, siis nad ootavad just nimelt Riigikogult, et Riigikogu võtaks midagi ette. Ja obstruktsioon on alati olnud see, mida on ka ühiskond väga, väga tugevalt jälginud, et mis seal nagu toimub ja kes mille eest võitleb ja meil on olnud ikkagi opositsioonil on olnud need tööriistad käes, millega ikkagi võidelda ja olgem ausad, väga suur osa ühiskonnast ootab ka erakorralisi valimisi ja riigieelarve näiteks mitte vastuvõtmine kuni märtsikuuni viiks siis meid nii kaugele, et meil tuleksid need erakorralised valimised, aga me oleme näinud nüüd nende vahepealsetel aastatel, kuidas Reformierakond on Riigikogu selles osas tasalülitanud ehk et see vaikelu, mis Riigikogus ka praegu selle riigieelarve arutelu osas toimub, on väga tugevalt seotud sellega, et Riigikogu on Reformierakonna, Eesti 200, ka sotsid olid, eks ole, sellal valitsuses, on Riigikogu tasalülitatud. Ma mäletan seda, kui see on alati olnud see nii-öelda opositsiooni tööriist, eks ole, me venitame, venitame protsessi, debateerime kõik ja see lõpetati ära niimoodi, et me kaebasime, nad lihtsalt Riigikogu saalis nii-öelda haamrilöögiga lõpetasid ära need protsessid, EKRE tegi kõvasti lärmi, me kaebasime selle Riigikohtusse ja Riigikohus tegi siis selle otsuse, et see on Riigikogu enesekorraldusõigus ehk et juhatus saabki öelda, kuidas kas siis obstruktsiooni saab teha või ei saa teha. Ja nüüd me oleme olukorras, kus mitte kellelegi see riigieelarve ei meeldi. Ei meeldi meile opositsioonile, ei meeldi ühiskonnale, ei meeldi avalikkusele. Ja me oleme Riigikogus kätest ja alust seotud ja me ei saagi midagi teha. Aga öelge tegelikult sellel teemal poliitikavaatlejad, poliitikahuvilised on mõnda aega mõelnud, et ühel hetkel, kui opositsiooni ja koalitsiooni jõujooned vahelduvad ja EKRE ühel hetkel jõuab valitsusse, kontrollib siis või omab sõnaõigust ka Riigikogu enamuse asjade üle, et kas te teete veel valusamalt tagasi seda? Kas me saame siis nagu selle, kus põhimõtteliselt võib juhtuda, et see, millega Toomas Kivimägi ja Lauri Hussar alustasid, lõpeb sellega, et mõni saadik ei saa sõnagi? Ja vaat see on selline asi, mida on meie käest ka küsitud, et et mis te siis teete, kui te peaksite saama. Mina ütlen selle peale, et jah, see võimalus loomulikult on olemas. Aga mina tsiteeriksin klassikuid ja tahaksin küll olla see inimene, kes ütleb, ärge olge nagu nemad. Te pöörate teise põse?
ei, mitte teist põske ei pöörda, aga need asjad tuleb ju nagu ümber, me peame demokraatia tagasi tooma riiki ja ka parlamenti. Aga läheme siis edasi, et Riina Sikkut, tuleme nüüd selle valimiste juurde, et muuseas nagu siin saate alguses ja ka saate tutvustuses sai mainitud, et ajal, mil siis koalitsioon tegelikult on tegelenud siis peamiselt riigijuhtimisega, siis opositsioon on siis realiseerinud seda kohalike valimiste tulemit. Kui palju sotsiaaldemokraate hämmastab see, et Isamaa reiting polegi kukkunud, et kuigi nad valisid Tallinnas Keskerakonna ja hülgasid Ossinovski? No ma nüüd ei tea, kas sellist kiiret langust reitingus saab oodata, aga minu arust Urmas Reinsalul nüüd sõnumid ja sõnad on küll suuresti otsa saanud ja sellepärast me nende vektorite ja tulemite üle sinna nalja teeme, et ega ideed ei ole ja kui seda, et sellist nagu erakordselt kõrget reitingut ilma uue ideeta, ilma sõnumita valijale tegelikult üleval ei hoia ja ega loota võib, valitsus loodab ikka siin reitingu tõusu kogu aeg, aga ükskõik mida nad teevad, seni pole mõjunud. Nüüd kõik see Bessedini lugu ja need summad on erakordselt suured, ka korruptsioonikomisjonis see info, mis meil praegu on ja need arutelud, mis me oleme pidanud, et seal see ei saa ka partnerid puutumata jätta ja selline kaitsev positsioon selliste, ma ei tea, lepingute suhtes, seda tüüpi raha kasutuse suhtes on midagi sellist, mida ma arvan, Eesti valija ei saa aktsepteerida. Aga Riina Solman, kas teie saate aru, et Keskerakonna toetus vastupidiselt sellele loogikale, kui siin Sikkut mainis siis Bessedini nime, et Keskerakonna reiting on hoopiski valimiste järgselt tõusma hakanud. Et kuidas see poliitikas on niimoodi, et kui keegi satub mingisugusesse jamasse, talle kleebitakse neid igasuguseid plakateid ja silte juurde, vahel õigustatult, vahel võib-olla ebaõiglaselt, las igaüks hindab, kuidas selles loos on, et aga Keskerakonna reiting ei ole langenud, vaid tõusnud. Teie oskate selle ära selgitada? Ma näen jah, et siin taga on nagu poliittehnoloogiat ja Riinake, Sikkut Riinat mõtlen, eks ole, praegu proovis meile rääkida musta valgeks, aga see on tegelikult sotsiaaldemokraatliku erakonna kontori nii-öelda kokku pandud pakett ja jutupunktid, millest ta räägib. Bessedin, mitte keegi ei ole varjanud, et Bessedinit ei taha mitte keegi kusagil enam näha, temaga tegemist teha, et ka nende enda ridades olevad poliitikud Juliana Jurtšenko, Vladimir Svet, Reformierakonda läinud Maria Jufereva-Skuratovski on kõik Bessediniga lepingutes olnud ja täna nagu siis näitavad näpuga kõik siis ainult Keskerakonna. Ei ole, ise kõik tegid ja samasugused suured summad, kõik võetakse välja ja tulebki lahti võtta ja Bessediniga mingisugust koostööd enam edaspidi ei ole ega tule. Aga miks Keskerakonna reiting tõuseb? Sotside kontor pingutab hirmsasti. Omal on vastamata teil Jevgeni Ossinovski isa annetus 2023. aastast, mis on ilmselt Ukrainas teenitud vereraha. Ja kui Jevgeni Ossinovski laamendas esimesel nädalal oli väga solvunud selle peale, siis pärast selle Usmanovi ja selle loo väljatulekut kadus Jevgeni Ossinovski hopsti kusagile peitu ja sõnagi sellest annetusest enam keegi ei räägi. Sellest ilmus ka lehelugu. Aga kui me räägime sotside kontori tööst, küll nad nüüd pingutavad meile valada pori igalt poolt kraesse, see ei lähe läbi, see on kunstlik. Ja kui me räägime, miks Keskerakonna reiting tõuseb, siis vaadake, kallid inimesed. Teie, kes te jälgite oma erakondade reitinguid, milline on teie enda valija, mis on teie enda valijate eelistus? Meie teadsime juba suve alguses, et Isamaa valija teine eelistus on Keskerakond. Me teadsime seda. Ja me ei öelnud kordagi, et me välistame Keskerakonda. Meil ei olnud plaanis Keskerakonnaga liitu sõlmida. Me oleks ka jätkanud nelikliiduga, aga seal olid ka väga palju teisi muutujaid. Ja nelikliidu puhul oli teada see fakt, selle ütlesid meile välja parempoolsed meie kohtumistel, mida üle te ju esitasite, kui me neid 15 küsimust küsisime, aga küsisime kõigi käest ära, et parempoolsed ütlesid välja, et ega meiega seal teil mingit hõlpu ei ole. See ei ole meie poliitika, see on vasakpoliitika, ainult toetused. Me hakkame teile seal, ühesõnaga me teeme oma väga parempoolset poliitikat, ette oli kodeeritud tüli. See oleks kestnud paar kuud, aga kas valija meid sellepärast valib poliitikasse, et meie läheksime sinna kaklema, paariks kuus iseenesele kohti tegema. Valija ootab ammu rahu, stabiilsust ja seda, et poliitikud ükskord teeksid poliitikat inimestele. Inimeste jaoks oleme kutsutud poliitikutena, mitte jagelema sinna. Ja sellepärast, kui EKRE ei pääsenud üle volikogu künnise, millest me ju kõik teame, et see oli üllatus kõigile neile endale ka, siis oli järgmine valik. Keskerakond pakkus seda liitu Isamaale, pakkus ka Jevgeni Ossinovski ja meie kaalusimegi täpselt. Mina vaatasin ehedalt selle peale, nii Tallinna linn, üle poolte inimestest on kodukeel, mitte eesti keel.
vähemuses on eesti keele kõnelejad. Nii, meil on terve Lasnamägi, meil on see eestikeelsele haridusele üleminek olnud nii raske ja vaevaline. Kes suudab paremini tõmmata muukeelsed inimesed Eesti inforuumi? Kas Keskerakond, kus Kõlvartid, Anastasiat pean ka silmas, suudavad kõnetada väga suurt kogukonda? Küsimus on ju tegelikult meie julgeolekus. Küsimus on selles, et kui midagi juhtub, kuhu poole püssitorud suunatakse. Ja siis on Jevgeni, kes ütleb, et näete, see Julianna Jurtšenko on nüüd õige, Vladimir Svet on nüüd õige, eks ole, nemad on nüüd õiged meie venelased, aga vaat Keskerakonna omad on valed. See on tegelikult lõhestamine. Sikult, kuna siin Solman selgelt mainis ka ühte nime ja kaasust, ma ei tea, kas te tahate korra kommenteerida seda? Ei, aga vaat see ongi see, millest ma ju rääkisin. Isamaa reiting hakkab langema sellepärast, et nad lähevad Keskerakonda kaitsma ja täpselt seda me eetris praegu kuulsime. Ma kaitsen inimesi, Riina, inimesed ootavad juhtimist, mitte sellist nalja, mis nelikliiduga toimus. Ja vaata, kui valetamist poliitikutele väga heidetakse ette, et see põhjustab usalduse kaotust. Isamaa kampaania oli keskendunud sellele, et eestimeelne, eestikeelne linnavalitsus hoiame Keskerakonna võimult eemal. Ja see on see... See on vale jutt, Riina, mis sa räägid praegu. Me ei ole rääkinud sellest... Internetis ma teistsuguseid reklaame ei näinud, ainult sinine Urmas Reinsalu linnapea kandidaadina lubas eestimeelset ja eestikeelset linnavalitsust ja Keskerakonna eemal hoidmist. Ja see oli põhjus, miks nad ütles, et praegu liialdad. Urmas ei ole sellist asja sellisel kombel, ta ütles seda kogu aeg välja, et me ei välista. See võis olla AI tehtud Urmase näoga reklaam. Võib-olla. Ka sotsdemmid on igasuguseid asju välja öelnud ja see on just nimelt inetu, et te teete nagu meie venelaste vahel sellise lõhe, et Jurtšenko ja Svet ja ma ei tea, keegi veel on õiged venelased, aga vaat need Keskerakonna venelased on valed venelased. Ja kui me hakkame rääkima vene valijatest, eks ole, siis kui palju on Sotsiaaldemokraatlik erakond rääkinud ühes kohas ühte juttu, teises kohas teist juttu. Palun vaata, mida räägib Katri Raik praegu Narvas. Mida ta teeb? Ta Stalnuhhiniga teeb koalitsioonis, Stalnuhhin räägib, et tema laudab Vene valitsuse peale samal ajal. Video selle kohta. Ma tahan ainult öelda ühe lause, et kõigil erakondadel, kes pääsesid Tallinna linnavolikokku, oli võimalik teha koalitsioon Keskerakonnaga. Ülejäänud otsustasid seda mitte teha ja Isamaa otsustas selle koalitsiooni moodustada. Vadim Belobrovtsev, kõik need nimed, kellest siin räägitakse, Bessedinid ja nii edasi, ma saan aru, et kui paljud Eesti kuulajad üldse ei saagi sellest aru, mille üle vaidlus käib, teie saate aru, et kui te seda juttu kuulate, mis tunded ja mõtted tekivad? Sa ütlesid väga õigesti, et tegelikult üritatakse vahepeal sildistada kedagi ja teha seda täiesti ebaõiglaselt ja põhimõtteliselt see praegu juhtubki. Ühel hetkel, kui siis sotsiaaldemokraadid Eesti 200 eelkõige siis saades aru, et paistab, et see koalitsioon ikka moodustatakse ilma nendeta ja said tegelikult šokki. Sest me nägime selliseid paanilisi liigutusi, selliseid mantrasid, nagu mis hakkasid tulema nendelt erakondadelt, et tegelikult see oli enne olematu ausalt öeldes. Ma pole kunagi sellist asja näinud, kuidas siis üks või teine erakond oleks püüdnud nii kramplikult siis ikkagi võimust nagu kinni hoida. Ja tegelikult kasutatakse igasuguseid poliitilisi mantraid ära. Siin kohal me võime vaadata, mis need reitingud praegu on. Eelmine nädal, üle-eelmine nädal, 3 nädalat tagasi. Ja me näeme seda, et tegelikult Eesti rahvas on väga konkreetselt öelnud oma sõna, et Isamaa reiting kasvab, Keskerakonna reiting samamoodi kasvab ja kelle reiting langeb, on enamasti Reformierakond, Eesti 200, neil on üks nädal oli 0,9%, et põhimõtteliselt me võime öelda, et tegu on siis erakonnaga, keda võib nimetada siis statistiliseks veaks, 0,9%, et nii et selles mõttes rahvas on oma hinnangu andnud, kui me võrdleme valimistulemusi nende reitingunumbritega, mis praegu iga nädal avaldatakse, kusjuures erinevate siis agentuuride poolt nii-öelda, et olgu selleks Turu-uuringud, olgu selleks Emor või siis Norstat, et siis me näeme seda, et tendents on põhimõtteliselt sama, et on 2 kõige populaarsemad erakonda, see on Isamaa ja Keskerakond ja see, et nad siis Tallinnas teevad koalitsiooni, iseenesest on see ka loogiline. Ühe sekundi ütlen kiirelt vahele, nüüd see, kui Vladimir
ministri kohaga äkki maailmavaadet muudab ja Juliana Jurtšenko ka astub, eks ole, Keskerakonnast sotsidesse, et see on nüüd õige Eesti venelane, siis tegelikult on ju see äraostmine. Aga annaks Moonika Helmele ka sõna. Vabandust, aga ma tõepoolest ka mina ei saa aru, millest räägib Riina Solman. Mis pagana sildistamine, õiged ja valed venelased? Seda teevadki sotsid ju. Sotsid ju teevadki seda. Ma tahan öelda seda, nii nagu erakond... See ei ole Keskerakonna kaitsmine, vaid Tallinna linna elanike kaitsmine. Keskerakond on kriminaalkorras karistatud ja täpselt samuti ka need lepingud on sõlmitud Keskerakonnas olles. See ei ole seotud ühegi teise erakonnaga. Tõepoolest, me räägime ühe erakonnaga seotud muredest, kes võtsid palgale Kremli-meelse kommunikatsiooni Toome tegija. selle Ušakovi looga nüüd lauda. Aga kuulge, mulle tundub, et see saade natukene seisab, aga Moonika Helme on oodanud pikalt ja kannatlikult, et ma küsiks võib-olla teilt, et võib-olla te saategi valijatele tänulikud olla, et ei pea kogu selles nii-öelda siis sellises mõõduvõtus osalema, et saate vaadata kõrvalt seda, mis Tallinnas toimub? Ja selle Tallinna teema, meil on praegu opositsioonitund, aga ma vaatan, et meil siin seoses Tallinna teemaga, eks ole, meil on siin pigem nagu koalitsioonitund, eks ole, osade tänase saates osalete osas, aga ma ikkagi, sa alustasid reitingutest, et näed, et osade kellegi reiting on kõrge, kellegi reiting on madal. Me mäletame 2023. aastal inimesed ikkagi tahavad hoida nagu esialgu vähemalt nende poole, kes on võimu, nad loodavad nende peale, nad loodavad, et tõepoolest nüüd tuleb muutus nagu lubati või tulevad hakatakse ellu viima midagi, mida siis valimiseelselt kõigile räägiti. Aga nagu me näemegi, eks ole, 2023. aastal ka Reformierakond ja Eesti 200 ju said väga suure toetuse ja kus on see praegu? Inimesed ikkagi vaatavad lõpuks tegusid ja tulemust ja ma arvan, et see saab olema nii ka Tallinnas lõpuks. Aga vastavalt siis ka erakondade reitingud. Aga mis ma tahan öelda on see, et kui räägime sildistamistest ja kui räägime siin, mis toimus valimiste eelselt ja kõik, et siis meie erakond on küll see, keda on aastaid sildistatud rohkem või vähemal määral absurdsemalt, aga me oleme elus, me oleme 3. kohal, me oleme ikkagi reitingute järgi 3. kohal toetuselt praegu ja see toetus pigem kasvab ja see, et me ei ole praegu, me ei saanud Tallinnas volikokku, meil jäi puudu napilt 1000 häält ja mina ütlen küll, et see on väga suures osas mõnes mõttes väga alatu poliitilise sellise võitluse tulemus, mida harrastas Isamaa. Meil on olemas need kuvatõmmised täpselt nendest postitusest, mida Isamaa tegi ja oli ka EKRE suunal täpselt selline hoiatus, ärge valige EKRE-t, sest EKRE toob venemeelse Keskerakonna taas võimule, valige Isamaa, kes selle ära hoiab. Ja see on mustvalgel kirjas ja kogu lugupidamise juures Vadimi suhtes, eks kakel seal tulevikus omavahel ise, siis meie oleme nüüd see rahvahääl, meie oleme oma arvamustes vabad ja ma arvan, et me teeme siis erakonnana, realiseerime seda üleriigilist 3. koha toetust ka Tallinnas sellega, et seisame siis kõikide nende asjade eest, mida peaks Tallinnas ära tegema, aga mida me tõenäoliselt näeme, et väga paljusid lubadusi ei hakatagi täitma. Miks ma selle kohaliku poliitikaga saatesse võtsin, kuna siin kõlas ka küsimus, et umbes, et kuidas see on siis Riigikogu tööde ja tegemistega seotud, et ma tulekski võib-olla siin lõpetuseks, selle teema lõpetuseks siis Riina Sikkuti juurde, et Riina Sikkut, kui vaadata seda, et kuivõrd suures mures ikkagi praegune valitsuskoalitsioon on, sest kui kohalikud valimised andsid nagu indikatsiooni ja selge on ju see, et kui niimoodi edasi minna, siis järgmistel Riigikogu valimistel valitsuserakondi võib oodata ees nagu väga hävitav tulemus. Selle teema lõpetuseks, mis te arvate, kas toimub poliitikas korrektsioon, eks me näeme uue aasta alguses mingisugust suunamuutust, kas sotsid on näiteks juba valmis, kui teid kutsutakse valitsusse? Ja reitingud, mida meil erakordselt tihti ju avaldatakse, need tavaliselt kommenteerimist leiavad siis, et kui nad on positiivsed, siis erakond ütlevad ja, et need näitavad ikkagi mingisugust toimunud muutust. Kui reitingud liiguvad negatiivses suunas, siis nenditakse, et ega see nii väga tähtis ei olegi. Nüüd, sõltumata sellest, mida näitavad iganädalased reitingud, siis valimised on ikka see päev, kus see seis fikseeritakse ära. Ja pole midagi teha, et suurimad kaotajad olid valitsuserakonnad, põhjused on
seal arusaadavad ja see mõjutab nende poliitilisi otsuseid, see mõjutab seda erakordselt suures puudujäägis tehtud eelarvet ja nii edasi. Aga muutus saab tulla ju nende erakondade seest. Et kui me räägime erakonna esimehest või mingitest muudest dünaamikatest, mis seal võib tulla, et ükskõik. Mis see siis tähendab, et sotsid vahetavad esimest, et saada veel populaarsemaks? Ei, ma ei räägi endast, ma räägin koalitsioonierakondadest. Et kui küsimus oli, et kas toimub mingi muutus, et minu teada nad praegu tandemina valitsevad edasi erakordselt madala toetusega ja siin me koos neid kritiseerime. Mina ei näe, et oleks võimalik teha Eesti jaoks kasulikke otsuseid sellisel viisil, sest nii nagu peaminister ja rahandusminister on nentinud, et põhjus ju, miks nad kulutasid ära kogu raha ja laenasid juurde ja kulutasid ka selle ära, on see, et mitte jätta Urmas Reinsalule raha või kellelegi teisele raha, mille osas saaks poliitilisi otsuseid teha. Ja see nüüd ei ole küll tegutsemine Eesti huvides, see on erakordselt küüniline poliitmängurlus ja nii, et selle pärast ma näen, et see madal reiting tähendab negatiivseid otsuseid tagajärgi Eesti jaoks laiemalt ja võiks opositsioonis olles ju muutust soovida, aga selle otsuse saavad teha valitsuserakonnad ise. Pillo Provtsev, mis te arvate? Ja, et kui vaadata, kuidas inimesed suhtuvad sellesse valitsusse, et viimane näiteks peaministri reiting näitas seda, et Kristen Michali reiting on kuskil 5% juures. Ja summaarne toetus kahel valitsuserakonnal on siis kuskil 13-14%. See väga selgelt ütleb välja, mida rahvas tegelikult arvab ja inimesed on ka valimistel seda juba korra näidanud, et mis on nende suhtumine. Kui selline valitsus, kel ei ole absoluutselt rahva mandaati põhimõtteliselt ja ei ole rahva usaldust, ei ole rahva toetust, jätkab aastani 2027 Riigikogu valimisteni, siis ma arvan, et meid ootab veel päris palju selliseid otsuseid, mis tegelikult pärast on hästi keeruline üldse kuidagi moodi tagasi keerata, sellepärast et see on väga suur probleem. Nii, Helme ja siis Solman ja siis vahetame teemat. Ja, et ma võib-olla inimesed ei saa tõepoolest aru, et kuidas need protsessid käivad, et fakt on see, et kui on Riigikogu valimised, siis kogu matemaatika järgmised 4 aastat, kui ei tule erakorralisi valimisi, need ei ole Eesti ajaloos enne olnud, kogu 4 aastat käib 101 piires ja põhimõtteliselt need, kellel on hääletus, ükskõik neil võib olla toetus 0. Neil võib olla toetus 0. Nad ei lähe mitte kusagile, sest see eetilis-moraalne barjäär, mis kunagi ikkagi oli, et kui minister kas ütles midagi valesti või tegi midagi valesti või mida iganes, mingisugused otsused tehti, sest et näha, et ühiskonnas see ei kõla nagu hästi ja inimestele ei meeldi. Astuti tagasi, võeti midagi ette. Nüüd see eetilis-moraalne barjäär on ammu ületatud ja ütleme sellist seda ei maksa lihtsalt Eesti rahval oodatagi, et see seltskond üldse nagu kusagil kas tagasi astub või midagi muudab. Ei, nemad lähevad edasi ja nii nagu Vadim ütles, aastani 2027 me saame näha veel väga palju halbu otsuseid. Nii, ja Riina Solman. Väga nõus sellega, mis Monika ütles ja ka mida Riina ja Vadim eelpool on öelnud. Ja minu arust oli see vist Mirko Ojakiviga Vikerraadios saade peaministri tunnis, kus ta ka ise tunnistas saatejuhile, kui see olite teie, aga ma ei ole nii kindel ka, aga ta ütles välja selle, et tema ei kavatse Urmas Reinsalule midagi alles jätta ja seda me nagu näeme, eelarve defitsiit on -4,5, kui me vaatame eelarve strateegiat järgmisteks aastateks, siis maksuküürule sellele üle $500 augule mingisugust katet ei ole, see süveneb ja inimene täiesti süüdimatult siis niimoodi väljendabki. Aga ma korra vabandan selles suhtes, mis ma ütlesin ennem vale nime, mitte vaid Ušmanov ja tegemist on siis Oleg Ossinovskist, Vene oligarhi Ušmanovi rahaga. See viga tuli ära parandada, et kes siis on annetanud sotsidele ja Eesti 200 on tundmatu päritoluga raha. Nii, aga väga hea, et te siin annetamisest rääkisite, sest viimastel päevadel on siin siis Isamaa linnapeakandidaadi otsingud varjutanud ikkagi teated prokuratuurist. Riina Solman, kas teie saate aru, mida siis Isamaa erakond on valesti teinud?
Vot keeruline on seda kõike kokku võtta ja selleks, et asi oleks võimalikult avalik ja läbipaistev, me tegelikult avalikustasime selle kahtlustuse, mis siis Isamaale nüüd osaks sai, mida siis juba prokurör Pern rääkis aasta alguses vist, et on kahtlustuse esitamisel ühele erakonnale. Suvisel intervjuul andis ta vihjeid, et on tulemas ja valimiste ajal ja loomulikult parempoolsete erakond avalikustas selle nii-öelda kahtlustuse sisu juba oma pressiteatena nende kodulehel, vaadake siis ERJK poole pöördumisega. Täpselt samasugune sisu, et MTÜ Isamaalised on teinud Isamaale keelatud annetuse. Et MTÜ-line tegevus on lubatud, parempoolsed on ise ka MTÜ ja kui see sama sisuga kahtlustus, siis ilmselt on prokuratuuri käte läbi nüüd avalikuks tulnud, siis meie tegime selle avalikuks kogu Eesti rahvale. Monika Helme, kas kui te vaatate seda, mis Isamaa ümber toimub, teie saate aru, mis toimub? No eks me oleme ju 30 aastat iseseisvust ja eks siis erakonnad on rohkemal või vähemal määral ikka üritanud neid halle alasid leida, eks ole, kus siis toimetada ikka niimoodi, et raha rohkem oleks ja reklaami rohkem oleks ja see. Kas kõik erakonnad? No nüüd aga tõesti, aga ma ütlen, et välja arvatud EKRE, sest meil ei ole ühtegi sellist nii-öelda kõrval sidus MTÜ-d, kelle kaudu tulid teiega sinna Riigikogusse ka 2 inimest. Kelle kaudu meie siis saaksime toimetada nii, nagu teised erakonnad on siin toimetanud. Me teeme muidugi ka nendest kilekoti skandaalidest, eks ole, kus lihtsalt julmalt ja avalikult neid rahasid tassiti erakonna kontorisse. Aga et siin on olnud see teema, et kas me peaksime seda erakonna seadust hakkama muutma ja kõik ja me võime muidugi debateerida sel teemal ja võib-olla, et peaksin mingisuguseid muudatusi tegema. Aga see on keeruline, sest seal on nagu 3 probleemi. Esimene probleem on see, et me tõepoolest ei saa ära keelata seda MTÜ-list tegevust, sest et kõikidel põhiseaduse kohaselt, kõikidel inimestel on õigus koonduda ühingutesse, neid moodustada, seal olla. Ja ei ole kusagil kirjas, et kui sa oled erakonna liige, sa ei või seda teha. MTÜ, vaat see, kus on probleem, ongi see. Erakondasid saavad rahastada ainult füüsilised isikud, eks ole, juriidilised ei saa, aga MTÜ-sid saavad rahastada juriidiliselt. Ja siis tehaksegi selline asi, tehakse see MTÜ sinna kõrvale, sinna annavad, eks ole, firmad saavad sinna annetusi teha ja siis juba, kuidas seda kasutatakse, eks ole, vot seal tulebki see hallala mängu. Aga 3. minu meelest kõige suurem probleem on see, et meil on pretsedente, meil on väga erinevaid pretsedente läbi ajaloo juba olnud. Aga see, kuidas prokuratuur neid pretsedente vaatab, kuidas ta nagu ühtedele vaatab otsa ja ei näe seal mitte midagi, topi nina sisse, ikka ta ei näe seal mitte midagi. Ja teisest kohast otsib luubiga, leiab sealt seda ka, mida seal mitte kunagi ei ole olnud. Et see on minu meelest probleem, et prokuratuur teostab oma äranägemise järgi meil Eestis poliitikat ja põhimõtteliselt tsiviilkontroll nende üle puudub. Ja sellest on nüüd päris palju ka kirjutatud. Mina ei hakka siin kedagi õigeks ega süüdi mõistma. Eks iga erakond peab ise omad selgitused andma ja näitama, et kõik on puhas ja aus ja avalik. Aga ma ütlesin eile ka ERR võttis kommentaari, ma jätsin ka pika juttu, rääkisin ära, mis kõik sisse ei läinud, nüüd ma sain selle ära rääkida. No see on alati see ajapuudus. Aga ma ütlesin seal ühe väga selge asja, et tegelikult kõige parem lahendus oleks see, kui erakonnad oleksidki ausamad ja eetilisemad oma tegevused. Millised soovid, aga Riina Sikkut, ma tooks võib-olla ühe tahu veel, et see sama erakonna seadus ja siis sellest arusaamine, et kui tavalise inimese seisukohast on see arusaadav, et kui ta pärast kahtlustuse saamist räägib, et ta ei saa aru, mida ta valesti tegi ja kas see tegu on karistatav või ei ole, aga kui kui kahtlustuse on saanud mõni erakond või selle ütleme siis eesotsas on inimene, kes on pikka aega olnud justiitsminister ja räägib seda sama juttu, et see tegelikult on ju väga alarmeeriv või veider, kui tavalise inimese puhul saab öelda, et tema ei saa seadusi luua, nagu seda saab Riigikogu liige või endine justiitsminister, siis kas teie saate aru, kui Urmas Reinsalu räägib sellest, et ta ei saa aru, milles siis Isamaad kahtlustatakse? No tõesti, kui on üks inimene, kes peaks aru saama, milles see kahtlust on, siis see on Urmas Reinsalu, tõesti arvestades seda, et ta on jurist ja justiitsministrina ametis olnud ja erakonnaseaduse detailidega ka kursis, aga sõltumata konkreetse kahtlustuse sisust, see, mis ka sotsiaaldemokraatidele muret teeb, on ikkagi selline nagu raha mõju
kasv poliitikas ja see, me oleme ka esitanud selline see oligarhia, ma ei tea, vastaste seaduse, kus me paneksime piiri eraisiku tehtud annetusele, et näiteks 100 000 eurot on maksimum, millega üks eraisik võiks erakonda toetada. Meil on teistest riikidest, ka naaberriikidest, Lätist ja näiteid, kuidas lõpuks... Miks see vajalik on? No me ei taha ühe mehe erakondi või seda, et sa saad oma ärihuve kaitsta erakonna kaudu lihtsalt seetõttu, et sul on põhjatud taskud. Mõned inimesed näiteks on ka targemad, nende poliitilised ideed on paremad. Kas ka seda on võimalik kuidagi piirata? Ei, aga lisaks sellele, et konkreetselt ühe inimese või siis MTÜ puhul ettevõtte annetustele võiks olla piir. Et see, mida sotsiaaldemokraadid on pikalt rääkinud, on ka piiri panemine valimiskampaania mahule. Näiteks 1 000 000 eurot, et see on piisav, et inimesteni oma valimiskampaania põhisõnum viia. Seda, et käib mingisugune kallite reklaampindade üleostmine, ülemaksmine, kõik leebitakse. Et sellest ei võida tegelikult ühiskonnas mitte keegi. Ja eraldi võiks rääkida küsitlusuuringute tellimisest. Et meil on poliitiliste küsitlusuuringute tellimise maht oluliselt kasvanud ja seal on ka läbipaistvus oluline. Et kui ikkagi, ma ei tea, iganädalaselt, igakuiselt seiratakse, ma ei tea, poliitikute toetust, erakondlikku toetust, inimeste maailmavaatelisi seisukohti, nende muutust, et võiks olla aru saada, et kes selle info eest maksab ja kes sellele ligi pääseb, kes seda kasutada saab. See puudutab kõiki erakondi ja ühiskonnal oleks see läbipaistvus vajalik, et ka olukorras, kus me ei ütle, et see on keelatud või see raha ei peaks liikuma, küsitlusi ei peaks tellima, aga on vaja teada, kes selle eest maksab ja kes neid andmeid kasutab. Vadim Belobrovtsev, kas need asjad saab korda teha või tegelikult me näeme siis, kuidas see on nagu selline hulkuv neer, mis ükskord lööb Keskerakonnas sümptomite näol välja, järgmisel hetkel Isamaas, siis Reformierakonnas, ma ei tea, ühel hetkel sotsides või EKRE-s ma saan aru, ei saa juhtuda, sest Moonika Helme ütles, et see on meil siis... ei ole neid MT, jah, meil ei ole... Kelle alla see objektiiv läheb, see on SAPTi objektiiv ja kuidagi Riigikogu EKRE... Sidusorganisatsioonide puhul läbipaistvus, see on täpselt samamoodi midagi, mida sotsiaaldemokraadid õigeks peavad, et tõepoolest kõigil erakondadel on sellised organisatsioone, kus on mingi maailmavaateline lähedus olemas ja taas läbipaistvusest võidaksid kõik. No tegelikult on näha, et selle valdkonna seadusandlus on hästi keeruline, lünklik ja tegelikult on hästi palju selliseid kohti seadustes, mida on võimalik tõlgendada mitmed moodi. Ja iseenesest, kui me vaatame, et kas Urmas Reinsalu nagu peab aru saama, nagu mida siis prokuratuur talle inkrimineerib või mitte temale, vaid erakonnale, siis sellepärast on olnud justiitsminister, sest me võime ju nagu meelde tuletada, et meil on rahandusminister, kes ei loe näiteks eelarvet. Ja selles mõttes, et see veel ei tähenda midagi, et sa oled vastava valdkonna minister. Aga nali naljaks, aga kui me räägime sellest teemast tõsisemalt, siis kindlasti siin võiks proovida midagi teha, aga selleks, et see asi töötaks, on vaja, et erakonnad jõuaksid mingisuguse konsensuseni. Ehk erinevad ettepanekud võib-olla erinevatelt erakondadelt, ka sotsid oma 100 000-ga, nagu see on väga vana ettepanek ja mul on alati see küsimus olnud, et miks just 100 000 aastas, miks mitte 90 000, mitte 150 000? Me oleme nõus summa üle läbi rääkima, aga selline annetuste piir põhimõtteliselt peaks kehtima. Aga see on üks selline ettepanek, eks ju, ja selliseid ettepanekuid võib olla ka rohkem just selle nimel, et et see seadusandlus oleks nagu läbipaistvam ja selgem. No praegu näiteks on 4 erakonda selle erakondade rahastamisjärelevalve komisjoniga kohtus. Sellepärast, et see seadus on selline, et seda võib interpreteerida erinevat moodi ja ei ole absoluutselt aru saada, nagu mis siis on keelatud annetus, mis ei ole. Nii et see seadus vajab kindlasti muud. Me jõuame siin opositsioonitunnis erakonna seadusest, ma arvan, veel pikalt ja põhjalikult rääkida, aga saate viimased 6 minutit kulutaks siis ühele umbusaldusprotsessile. Eelmisel kolmapäeval siis oli parlamendis Riigikogu ees Karmen Joller, sotsiaalminister. Helle-Moonika Helme, öelge, mida see umbusaldusprotsess teile näitas? No see umbusaldus oli juba teist korda ja esimene kord oli põhimõtteliselt ikkagi samad asjadest. Karmen Joller ei saa oma tööga hakkama ja esimene kord ta lihtsalt teatas, et ta ei saa ära minna, sest tal on liiga palju teha, tal on veel nii palju teha ja nüüd ta ütles, eks ole, et mis te mulle siin ette heidate, eks ole, ma olen olnud nii vähe ametis. Aga selge on see, et ta põhimõtteliselt rapsib ringi nagu tummleilis ja tervishoiu valdkond ja sotsiaalvaldkond on nii
nii mahukad valdkonnad ja seal on nii palju probleeme ja ta ei ole neid lahendanud, vaid vastupidi, ta tekitab neid probleeme juurde ja ta absoluutselt aru ei saa, milleks ta seal on, mida ta tegema peab. Ma saan aru, et ta üritab, aga see on täiesti kontraproduktiivne, ausalt öeldes ta oma hakkama saamatuse või hakkama saamise astme juures võiks pigem mitte üritada, oleks kõigile parem. Ja see, kuidas ta juba teist korda tuleb meil Riigikogu ette ja ta lihtsalt ta ei saa aru, mis positsioonis ta on, ta ei saa aru, et ta on ministerina Riigikogu on talle nagu tööandja ja tuleb sinna, ta hakkab nagu lihtsalt ülbama ja lahmima ja seekord isegi Riigikogu esimees pidi talle korduvalt märkusi tegema, et ta ennast korralikult üleval peaks. Ja millega ta siis tegeleb, sellega, millega ta peaks tegelema, ta ei ole tegelenud ja samal ajal esimene asi, mida ta siis hakkas siis ajama, on see, et võtta ära siis lastevanematelt õigus oma laste, siis laste kehalise puutumatuse üle või otsustada, ehk siis milliseid meditsiinilisi protseduurid nende lastega läbi viiakse, et esimese asjana hakkas ta hoopis seda ajama ja ma ei tea, kui kaugel see eelnõu nüüd on, et siis lapsi võib siis süstida, vaktsineerida, meditsiinilisi protseduure läbi viia lasteasutuses, koolides, lasteas, alaealistega, ilma et vanemad sellest teaks. See on asi, mida tema ajab selle asemel, et tegeleda probleemidega hooldekodudes, sotsiaalsfääris, puuetega inimeste sfääris ja puuetega inimestega ja loomulikult tervishoiu valdkonnas. Riina Solman, kohati jäi mulje, et praegune sotsiaalminister Joller ei usaldanud hoopiski paljusid Riigikogu liikmeid ja fraktsioone. Kas see on teil parlamendis tavaline? Karmen Joller on väga värvikas kuju ja tõesti ta võiks ka teinekord valida seda võimalust, et võib-olla mitte nii palju rääkida. Minul on talle võib-olla ainult ette heita seda, et meditsiinivaldkonda tegelikult ju hästi tunneb, seal me teda usaldame, aga kui ta rääkis umbusaldamise ajal sellest, et toimetuleku muredele pakub leevendust maksuküür, siis on tegemist ikkagi teatava empaatiavõime puudumisega, et tegelikult ju selle tõttu kannatavad just kõige vaesemad, et kui minister ei saa aru, kes on ühiskonnas kõige nõrgem, kes on haavatam, siis see tegelikult on probleem. Ja võib-olla tema karjäärile on ohtlikuks saanud see, et Sotsiaalministeeriumis liideti siis tervise pool ja selle meditsiini poolega, et ennem oli 2 ministrit ametis, jõuti rohkem teha, nüüd Karmen Jolleril ilmselgelt ei käi jõud sellele siis kõigele üle. Riina Sikkut, te olete ise olnud selles ministeeriumis tööl. Olete siis nõus, et ühe inimese jaoks seda kõike on seal liiga palju ja miks teie siis Jollerit umbusaldasite? Tõesti, mina olen ka seda meelt, et kui ligi pool eelarvest on ühe ministeeriumi otsustada ja vastutada, et seal tõepoolest on sotsiaal- ja terviseministrid eraldi vaja, et eriti sotsiaalvaldkond, mis on kõige alarahastatum olnud meil aastakümneid, et seal on vaja seda eraldi poliitilist tähelepanu ja kui umbusalduse ju esimene põhjus oli erihoolekande omaosaluse tõstmine. Et praeguses olukorras, kus inimestel on nii raske, erihoolekande on psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud ja seal vaatamata sellele, et oma osalus teatud määral on õigustatud, tõsta seda nii, et ühtegi teist leevendust väiksema sissetulekuga inimestele ei tule, pigem suunatakse seda jõukatel, see ei ole lihtsalt õige. Maksuküür ei ole lahendus. Vadim Belobrovtsev, muuseas, kas see väide, mille Karmen Joller siis parlamendi kõnetoolist maha ütles, et mõistlikud inimesed on tänaseks Keskerakonnast lahkunud, kas see vastab tõele? Ta ütles normaalsed inimesed. Ei, ma võtsin stenogrammist, seal on mõistlikud. Ja, ma ei tea, te olite saalis, võib-olla te kuulsite midagi muud, aga mina võtsin stenogrammist. Ta ütles mitu korda. Mul on keeruline kommenteerida, kes konkreetselt on Karmen Jolleri arvates siis normaalsed või mõistlikud. Võib-olla nagu, ja ma arvan, et mitte võib-olla, vaid kindlasti nagu meie arvamused selles küsimuses on erinevad, aga tõepoolest see suhtumine, kuidas siis minister puldist räägib, kui talle esitatakse umbusaldusavaldus ja tegelikult see on hästi sümptomaatiline, et ta on esimene minister selles valitsuse koosseisus, kellele esitati umbusaldusavaldus juba 2 korda. Ja see, et kõik 4 opositsioonierakonda tegelikult ühinesid selle umbusaldusavaldusega, nagu see näitab nii mõndagi. Ja see suhtumine, selline arrogantne, üleolev ja põhimõtteliselt katse näidata, et mina üldse ei saa aru, nagu, mis te mulle siin nagu inkrimineerite, kõik on ju hästi, ma teen kõik õigesti ja normaalsed ja mõistlikud inimesed on juba lahkunud nii-öelda. Et selles mõttes
see on juba omaette küsimus, kas inimene niisuguse suhtumisega üldse sobib ministriks. Ja vaadata seda Vene kaarti ikka lahmis kõigile valimatult. Ja ei, no see oli tavaline katse kuidagi see tähelepanu nagu mujale viia, nagu me kõik saame sellest aru, aga see on ka järjekordne selline näide, et kuidas siis inimene, kes ministriks ei sobi, ikkagi üritab näidata, et tema on väga, väga hea minister ja päriselt nagu oli piinlik seda kõike vaadata. Aga selline saigi tänane opositsioonitund. Tänan saate külalisi Helle-Moonika Helmet, Riina Sikkutit, Vadim Belobrovtsevit ja Riina Solmanit. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. Oleme opositsioonitunnis peatselt tagasi.